tere hommikust, on kolmapäeva hommik ja täna ja üleüldse tegelikult see nädal mul tuleb üks selline väga äge ja sisutihe ja siis ma mõtlesin, et ma võiks ju seda kõike vlogida, sest et ma tegelikult tegin vahepeal ühe vlogi veel, aga ma ei olnud ise sellega rahul, nii et ma mõtlesin, et ma ei hakka teda panema, vaid proovin uuesti ja loodetavasti see tuleb parem, veidikene sisutihedam, natukene kuidagi mõnusamalt üles ehitatud ja nii edasi. Aga mis ma siin ikka muidan, ma praegu teen sellise kerge meegi, me lähme täna siis Pärnusse, meil on perega iga-aastane nii-öelda Pärnu trip. Eelmine aasta mul jäi see kahjuks küll ära, aga see oli sellepärast, et Jette sündis ja mul vanemad pidid päris pikalt ema pidi päris pikalt haiglas olema. Ja siis kuidagi enam need ajad ei jooksnud niimoodi, et ma oleksime saanud minna, eriti veel nagu väga-väga väikse beebiga. Aga nüüd on Jette juba suurem ja kõik muud asjad on ka niimoodi kokku jooksnud, et me saame lõpuks ühiselt minna Pärnusse ja seda siis 2 päevaks. Ma tegelikult homme küll lähen hommikul ära Tallinna, sest et mul on ühe kampaania shoot, aga ma arvan, seda räägin nagu hiljem veidikene, mitte praegu. Ma ei taha spoilida, aga põhimõtteliselt mul on homme shoot, mul on ülehomme shoot. Edasi ma ei tea, aga siis ma lähen Sillumängu veel laupäeval vaatama värki. Aga jah, väga-väga põnev. Ja tegelikult praegu ma nüüd teen endale kerge meigi, sest et ma lähen kulmudesse ja üleüldse tegelikult ma tunnen, ma vist suvel väga sellise raske meigiga ei soovi käia. Aga kuna see niikuinii nii-öelda puhastatakse kulmud ära ja selle ümbrus, siis ma ei taha, et mul jääks kuidagi nagu väga suured laigud siia. Nii et let's do it! Kes TikTokis juba näinud on, siis tegelikult Rimmel saatis mulle väikse kingitused ka ja see on nagu täis lihtsalt meigi põhjatooteid ja ma olen mitu päeva nii kibedad, et ma tahaks neid jumekaid proovida ja mõtlen, et ma nagu tegelikult pole ju hullu, kui ma nagu natuke varem need ära proovin ja siis teen meiki sellega, siis need tunduvad reaalselt nii mõnusad glow'id, see on nagu primer, highlighter ja glow booster ja nagu te ei näe seda siit, aga see nagu shine on nagu lihtsalt megagena. Mõtlen, mis toon. See on vist liiga tume mu jaoks. See on nendest 2 kumbki. See pigem. Mulle meeldib su ots. Mulle täiega meeldib su aplikaator. I love it. Okei, esmamulje mulle väga meeldib. Eriti sellise nagu suvise looki jaoks. Concealeri osas aastaid lemmik Lancome'i serum concealer. Mega ilus. Ta ei ole liiga selline paks. Ta on just sellise mõnusa katvusega. Aga samas hästi selline õrn ja lihtsalt nagu mega hea. Lähme nüüd Probaari kulmudesse. Ma reaalselt panin selle aja eile õhtul. Ma tegelikult oli veel eile õhtuks, oli veel aega saada, aga ma mõtlesin, et võib-olla täna on parem, kuna mul saan hommikul ära teha ja siis on veel värskemad shoot'iks. Aga nagu see on ebareaalne, kui nagu mugav on Probaaris aeg saada. I love it so much lihtsalt. Sest kui ongi mingi SOS olukord, sul on kiirelt kulmud korda teha, siis sa saad nagu alati kindel olla, et sa saad mingigi aja. Nii et jah, lähme. Kulmudes sai nüüd käidud, nii ilusad, täitsa nagu teine inimene ka. Aga nüüd ma lähen võtan emmetöö juures peale ja siis pakime viimastused ja lähme Pärnu. Also ma hakkasin kulmudes selle peale mõtlema, et mul on manual, eks ole. Ja see taskuparkla nagu üles tõus maa peale tagasi on nii järsk. Et nagu mida ma teen, ma pole kunagi, ma alles sain selles mõttes load, et ma pole kunagi sõites niimoodi nii järsust parklast ülesse ja sa ei saa ju vaata kohe mingi
sa ei saa kohe mingi tee peale ka ega midagi sellist, vaid sa oledki nagu, sa pead enne vaatama, et mingid muud autod ei tule. I'm scared, sest et jah, sest et ma ennem suretsin auto välja seal tõkkepuu taga. Ma olin veits liiga kaugel ja siis ma ei saanud seda asja kätte ja siis ma pidin no nagu ma ei saa niimoodi ka, et ma hoian jalga piduri peale ja siis võtan selle, vaid ma pidin nagu panema selle käsi piduri peale ja siis ma hakkasin rapsima ja siis ma suutsin ta välja suretada. Et jah, aga lähme võtame mamma tautsi peale nüüd. Okei, ma sain parklast üles. Nii tore on, kui saab ise reaalselt sõita. Esiteks aja kokkuhoid, teiseks nagu, ma ei tea, tore on. Hea tunne, et see asi on ka nüüd nagu tehtud. Lood käes. Selline nagu üks eluetapp on nüüd läbitud. Minu jaoks oli see suht oluline, sest et näiteks nüüd ma saan trenni minna niimoodi, et ma hakkan sõitma 20 minutit varem, mitte 1,5 tundi varem. Nii et jah. Ma võtsin tee peale kaasa siis jääjoogi ja kana Ropperi, nii et hakkame nüüd Pärnu poole sõitma. Me oleme nüüd oma ööbimiskohta kohale jõudnud ja ma olen väga-väga positiivselt üllatunud. Siin on nii armsasti erinevad tegevused. Robinil on näiteks batuut, siis mul vanemad ja Eetsu läksid juba vaatama purre, on see selline mõnus istumisala. ATV oli isegi jäetud, siin on need tuubid, lõkkekoht, grillimiskoht, reaalselt muusika käis mega mõnus. Ja nagu mulle eriliselt meeldib see vaade siin, see on kuidagi hästi selline mõnus sen. Et ma mõtlen, et kui sa tahad reaalselt nagu puhkama tulla, siis see on nagu nii tavaline koht. Ma mõtlen, et nagu hommikul, praegu näen, seal on võrkiika, nagu hommikul ärkad üles, sul on jõgi kohe siin samas. Ja need vetsud olid ka nii hea vaata, kui mulle täiega meeldis selle duši vaade siit nagu my god. Ma pean selle ära proovima. Nagu ma pole vist kunagi nii ilusa vaatega duši all käinud. Nii et ja, mega rahul ja kellel on huvi ka tulla, siis Riverview oli nende nimi ja nad on Pärnust mõne kilomeetri kaugusel. Ja siin on reaalselt heinapallipõld ka juures. See on lihtsalt nagu nii kuidagi mõnus ja suvine koht üldse. Nii et me lähme nüüd uudistame edasi. Mis sa küsisid just uuesti? Kas siin internetti on? Ega reaalne. Nutisõltlaste generatsioon. Ja tubadega me võtsime tegelikult niimoodi, et see majakene, kus ma olen, kus siin õues on veel istumisala, see on siis emmele, issile ja etele. Ja siis siin kohe kõrval on teine majakene, kus oleme siis mina ja Robin. Nii et väike room tour ka teile. Tere inimesed. Siin on meie maja. Mis me teeme house touri? Jaa. Siin on meie voodi. Mõnna, pehme. Siis tooli. Ja see oli mõnus istumisala ka. Jaa. Vaatega jällegi. Siin on meie vets. Sulle väga meeldib see, jah? Vau. Või siin väga mõnus kohas on täpselt järgi vaadata. Siis on duširuum ka. Aga ilusti saad pesta ennast. Demonstreerid, jah? Jaa. Ja vaatad õue? Jaa. Väga hästi. No, teeb äkki. Teeb mingit äget asja. Meil on siin isegi õnged valmis pandud, et me saaksime minna kalale. Minu meelest nagu ideaalne puhkus. Robin, kuidas sa rahul oled? Väga. On ju mõnja. Väga meeldib. No, proovid järgi või? Tipid too. On jah.
kuhu me tulime? Pärnu randa. Yes, me tegelikult tulimegi Pärnusse. Tahtsime käia poes, võtta süüa midagi, uudistada Pärnut, sest et sellel aastal me pole veel siia jõudnud. Ei jõudnud ka eelmisel. Nii et jah, siis me tulime siia mere äärde. Ette ei olegi tegelikult varem mereäärves käinud, seega see on esimene kord. Mina siin shooting Goldtime'i tööd ka vahepeal. Ja niisama mõnus. Tegelikult nüüd on ilm juba paremaks läinud, algus oli ikkagi nagu päris selline, et mingi tibutas ja vihkus odas ja siin tunne, et torm tuleb, aga praegu on ikkagi väga ilus ja mõnus. Meil läksid nüüd kõhud tühjaks, nii et Issi ja Jete võtsid sealt, ma ei tea, mingi Wrapi kohvik või? Mingi selline, Wrapi maja oli vist. Sealt võtsid endale fish and chipsi ja meie lähme praegu Dodo pitsasse. Sa tead ka, mis sa võtad juba või? Ma arvan pepperoni pitsa või mingi juustu. Ma ei tea, ma nagu pean seda nime nägema, ma ei tea praegu pead, mis asi see on, aga sillusta kogu aeg võtab ja see on nagu mega hea. Ma alati võtan miskipärast midagi muud, sest ma ei taha sama pitsat võtta, mis vaata teine inimene nagu. Tahaks mingit muud maitset, aga tegelikult see pitsa on täge. Nii et jah, ja me Issi tahtsid ka tegelikult pitsat, mingit vürtsikat. Ja siis me käime poes ära, ostame snäkke asju. Issi tahab teha siis õhtul sauna. Meil on tünnisaun veel. Meil on supid, meil on paad, meil on grill seal. Meil on õnged. ATV ka, nii et tegevust meil on. Tahaks ATV-ga täiega minna sõitma. Ma olen nagu Silluga koos sõitnud, aga Sillu ainult nagu on saanud juhtida. Ma ei ole ise julgenud, nii et äkki täna on päev, kus ma julgen seda teha. Aga Pärnu on nii ilus ja mõnus praegu suvel. Meil tegelikult praegu ilma ka väga vedas, sest et ilmateade näitas, et täna on mingi full torm, vihm, homme pidi ka olema sama ilm. Praegu ka tundub, et päike paistab, ilm on soe, vihma pole, isegi sinine taevas on, nii et joppas hästi. Mis seal on, Robin? Dodo pitsa. Peale pool tundi ootamist me saime oma pitsad. Ma võtsin Fiesta, me võtsime Robinit kahe peale ja emme Issi võtsid siis pepperoni oma. Ja nad said ennem varem juba kõik oma toidud sealt teisest kohast kätte ja siis ette juba hakkas jonnima, nii et nad läksid ees ära vist poodi ja peame nüüd minema lihtsalt auto juurde seisma. Ja mul on 5% akut, nii et good. Tere õhtust! Pole siin vahepeal täiega rääkinud, aga reaalselt nii tore on olnud ja me oleme just täiega nagu nautinud seda olemist siin. Ma käisin supitamas, emme ja Robin viskasid lanti, pärast Robin käis isaga veel poodiga sõitmas. Praegu ma käisin tünnisaunas Robiniga, saunas ka, et nagu täiega mõnus. Ma sain isegi ATV-ga sõitmist proovida, mis on minu meelest nagu väga tore. Väga mõnus on olnud. Ja nagu tänane õhtu on ka lihtsalt nii ilus. Ma näitan teile kohe, milline see taevas on. Nagu vaadake lihtsalt seda. Loomulikult läbi kaamera silmas ei ole nii ilus ja te võib-olla ei näe päris neid värve, mis praegu on. Aga lihtsalt imeline, nagu kui sa nagu kujutad ette mingit sellist unistuste suveõhtut, nagu selline Scandi summer, siis ma ütlen, et nagu see koht ja tänane õhtu lihtsalt see ongi see. Ma olen nii rahul, et meid siia kutsuti ja selline võimalus anti siin ööbida ja nii tore, et pererahvas oli reaalselt jätnud meile supilauad, meile paadikese, meile õnged, nagu kõik vajaliku asjad, nagu
seda aega siin täiel rinnal nautida ja seda me oleme teinud ka. Nii et nagu mega tore ja ma tõesti soovitan, kes tahab ka sellist mõnusat wind down'i, lihtsalt loodust nautida, siis Riverview Estonia siin Pärnu lähedal ja reaalselt see on mingi 10 minutit Pärnust sõitu, mis ma arvasin, et see on nagu veidike rohkem, aga reaalselt nii lähedal ja tõesti väga mõnus koht. Lihtsalt natuke kurb on, et ma homme hommikul nii vara ära pean minema, aga ma olen õnnelik, et Emme ja Issi ja Robin ja Eete saavad veel siin natukene olla ja nautida seda mõnu ja ilu ja elu. Mina olen tööd tegema. Aga ei, see on ka väga äge ja tegelikult väga excited ja tore, et ma saan jälle. Aga ma ei rääkinudki teile, kuhu ma lähen. Ma lähen homme Sportlandi koolikampaaniat tegema. See on minul siis nüüd 4. aasta. See on suht crazy, sest et ma arvasin peale 2 aastat juba, et minuga on nüüd kõik. Mind rohkem ei kutsuta, sest et ma olen juba 2 korda vähemalt olnud siin kampaanias. Jokes on you, saadan 4. korda olla ja kui ma alati olen varem olnud Nike tüdruk kampaanias, siis seekord ma olen Puma. Nii et väga huvitav selline uus asi, aga minu meelest nagu mega tore. Mind jälle valiti, sest et nüüd mul hakkab 12. klass, mu viimane nii-öelda gümnaasiumi aasta ja see on minu meelest nagu nii hea sellist koolitööd õpetada. Selline on nüüd punkt panna selle kampaaniaga, sest et varasemates klassides, minu meelest ma olen 9. klassis äkki olin. Ja 10. alguses, 9. lõpus olin üks kampaanianägudest. Lihtsalt see on nagu minust nagu nii fun shoot alati olnud. Nii et jah, ja siis reedel on mul kaubamaja kooli nii-öelda asjade shoot, see on ajakirja jaoks. Nii et väga tore. Emme tõi meile neid mingeid suvetumlasid ka ja need on mu lemmikommid lihtsalt. Need on nii head. Ma polnud varem nii proovinud ja ma võits olin skeptiline nende osas alguses, aga need on lihtsalt nagu mega head. Shining the night away. We burn the past and the fire. I know it will be okay. We gonna light like a sun, moving as one, shining the night away. Tere hommikust, käes on neljapäev ja ma praegu siin lähen oma 8. bussile. Päris vara, selline veits unine veel, aga ma arvan, et tuleb tore päev. Hakkame siis Tallinna poole sõitma. Ma olen nüüd siia stuudiosse koha jõudnud, nii et lähme vaatame üle, mis saama hakkab. Rising in tides, we gonna build a city mountain. We cause the cold for crumbling empire. We gonna build a city. Ma ei tea tegelikult, kas ma võin tulla siia. No mõtlesin, ma piilun natukene. Mis sett on, siis ma polegi varem näinud. Ma pole näis. Me filmime Ketsid ära arvamist uuesti, sest et esimene kord vist ei tulnud hääl peale, nii et uuesti. Nii, nüüd me hakkame tegema grupipilti. Ma veel üksi ei ole saanud ära käia, ma natuke olen majakuvast maas, aga me teemegi niimoodi, et me teeme grupipilti ära ja siis tuleb minu üksinda shoot. Aga love the outfit, nii mõnusad värvid ja kena. Siin on Sandra. Päegilus.
grupipildid said meil tehtud, siis me tegime veel mingi sellise videolaadse asja ka ära ja üksikud pildid sain ka tehtud, nüüd mul on vaja ainult oodata, et ma saaksin teha tooli ja lauakõned ja siis ongi kõik. Aga üks riies on ka vaja veel Sandraga teha, aga aeg on päris kiiresti läinud, väga tore on olnud, tiim on jälle väga tore, selline mõnus. Mul alati meeldivad sportlani shoot'id, nad on alati nii kuidagi vabad ja chillid ja ei ole nagu mingi pinge aega, vaata, et võetakse oma aeg, saad rahulikult nautida seda melu ja nii-öelda olla omas mullis. Et jah, väga meeldib ja outfitiga ma olen ka nii rahul, mul on nii ilusat värvi dressisett. New Balance ei olnudki Puma, otsustati ümber, aga ma väga nõelik ja need tossud, vaadake, need on beebiroosad. Nagu mul endal pole varem ühtegi paari New Balance'id olnud, aga nad ei olnud kunagi mulle nagu nii sellised, et oh my god, ma tahan neid. Aga need, kui ma neid nägin, siis ma olin mingi beebiroosa, ülimugavad, üliilusad. I need them. Nii et ma pean nüüd Spoo krediidi eest vist minema neid ostmast, et ma reaalselt mõtlen, et nagu kooli sisejalanõudeks oleksid need nagu mega mõnusad. Nii et jah, aga palav on siin. Aga pole hullu. See ongi modellitöö. Welcome. Nii et jah, homme on ka siis üks shoot. Et jah, ma lähen siis oma korda ootama ja varsti ongi kõik. Let's go. Okei, mind kutsuti, nii et viimane shoot. Let's go. Norm Tümps käib siin. Käib küll. Tõmba niimoodi, et nagu sa oled siin nagu pagaadi. Väga hästi on jah. Super. 3, 2, 1 ja. Ma ei tea, kuidas see välja kaameras on. Shoot sai meil nüüd tehtud. Päris pikalt läks, aga tegelikult väga tore oli ja fun. Ma käisin nüüd Burger Kingis, võtsin endale veits süüa ja nüüd ma lähen Sillu juurde. Aga ma ei tea, ma olen nii väsinud sellest. Ennem oli täiega palju energiat ja nagu selline adrenaliinilaks, aga nüüd kui tulid ära sealt võtteplatsilt, siis on nagu selline kergendus ja hästi selline kuidagi kurnatus ja rammestus, et ma lähen koju magama lihtsalt. Sillu on ka juuksuris, nii et ma saangi rahulikult üksi olla ja snäkkida neid asju. Lähen minigolfi. Ma pole vist mingi 5 aastat käinud minigolfis, 6 isegi. Nii et ma ei tea, kuidas mul läheb, aga eks ole näha. Hommikust on reede, ma olen Reiga padjakas ja me lähme Tartusse. Ootame bussi ja siis me läheme teisele bussile. Nii et tuleb tore päev. Meil tuleb nüüd jäätistega pildistamine, sai oma jäätisid, minul on, ma isegi ei tea millega, mul on mingite šokolaadikommitükkidega ja milline on pistaatsio. Hea elu, eks ole. Emme sai ka oma modellikogemuse kätte, kuidas tunne oli. Hästi ebamugav. Pole minu teema. Oli hirmus. Nüüd on teada vähemalt, kellelt teil see kaameras poseerimise. Kas said väga hästi hakkama? Väga tubli olid. Ma olen õpetajas. Jah, meil on nüüd jätsipaus. Ja siis läheb shoot edasi. Oi. Robin. Nasty. Antireklaam.
tere õhtust, ma ei olegi täna saanud teiega niimoodi rääkida, aga reaalselt nii pikk ja kiire päev on olnud, et ma lihtsalt kuidagi ei ole jõudnud seda telefoni kätte võtta ja hakata teiega siin rääkima, mis vahepeal toimunud on või mida ma üldse teen. Aga nüüd ma olen natukene puhata saanud ja võtaks siis asja kokku, kuidas tänane läks. Täna oli mul siis Tartu Kaubamaja shoot koolikampaania oma, mis läheb, need pildid lähevad siis nii-öelda Kaubamaja ajakirjadesse, nende sotsmeediasse ja nii edasi. Ja nagu jällegi väga tore shoot oli, iga aasta olen seal käinud Robiniga ja selline tore nii-öelda traditsioon meil. Ja tore, et kutsutakse. Shoot pidi lõppema kell 1, lõppes üldse peale 4, aga see on täiesti tavaline minu meelest shootidel, et see aeg, mis on kirja pandud, sellest läheb vähemalt nagu +/- 2 tundi üle, eks ole. Et that's life. Aga selles mõttes jällegi väga tore oli. Aga see oli hästi kuidagi väsitav ja tänane reaalselt pani mind nii nagu väärtustama seda modellitööd ka, sest et ma ise jälgin TikTokis ka mingeid modellist TikTokereid mingeid, näitavad oma neid castingu päevi ja asju ja tundub selline, et mis ikka käid castingul päevad läbi, ma ei tea, vahepeal käid shootil ja niimoodi, aga siis kui sul on nagu enda 2 päeva shoot järjest, sa saad aru, kui nagu tühjaks see tõmbab, nagu väljaspoolt vaadates, see ei ole ju tegelikult nagu niimoodi raske töö, et sa peaks midagi füüsiliselt nagu tegema, mis nagu nii läbi võtaks, aga samas tegelikult, kui sa selles nii-öelda rollis ise oled, siis sa saad aru, et see ei ole üldse nii lihtne. Sa pead kogu aeg mõttega kohal olema, kogu aeg mingi tempo peal, midagi on vaja, kuskilt nagu tuleb, kuhugile tuleb minna ja nii edasi, et see pidev nagu nii-öelda ma ei oska öelda selline nagu jooksus olemine ja kui sa ise just jooksus ei ole, siis nagu teised on ja see ka väsitab sinu ümber. Et see on selline kindlasti väga huvitav. Täna ka mul oli mingi 8-10 outfiti ja kuna me jooksime kõik ajaga võidu, siis sa pidi hästi kiiresti vahetama, tegema pildid ja asjad ära, et see kogu aeg oli selline pressure ja pinge ja aja nii-öelda faktor peal, aga jällegi selles mõttes väga tore oli, nagu alati ja tahaks juba tegelikult lihtsalt pilte näha. Et jah, selline ilus neutraalne meigikene ka tehti. Mul tehti ka lokid ka, need on juba välja tulnud. Aga mu juuksed on lihtsalt sellised, mis nagu rast lokke ei hoia. Nii et jah, ma olen väga väsinud, ütleks niimoodi peale neid 2 sellist tihedat päeva. Aga jällegi ma olen nii tänulik, et mul sellised võimalused on ja nagu nii ägedaid asju saan teha. Et see on tegelikult ainult lust. Ma lähen arvatavasti täna lihtsalt kõndima. Panin juba topi selga. Ja naudin lihtsalt õhtut. Aga enne seda, mis ma tahtsin teile näidata, mulle tuli üks pakikene. Mul tegelikult üks pakk veel ootab, aga ta on nii X kohas mingis pakiautomaadis, et ma pean lihtsalt nagu isaga minema sinna. Sest et ma ei tea, kus nad selle aadressi välja võtsid. See vist on mingi L'Oreali pakk, ma arvan. See oli nii-öelda Leedu või Läti nii-öelda PR agency, kes mulle saatis selle paki. Ja ma reaalselt saatsin neile nagu pakiautomaadi, kuhu nagu saata. Nad tahtsid venipakki saata. Ja ma läksin sinna samasse, minu nii-öelda kodu venipakki. Panin nagu mitu korda seda koodi ja siis ma vaatasin, see ei tööta, nagu mis värk on. Ja siis ma vaatan aadressi, siis on täiesti nagu mingi X kohas selles pakiautomaadis. Siis ma olen mingi, miks te küsisite mult üldse pakiautomaati, kui nagu ikka täiesti random koht saadate. Aga pole hullu, lähen järgi sellele. See pakk aga saadeti õigesse kohta. Marsana ja Linda Mae Concept Store saatis mulle siis pakikese. Ja ma ütleks, et mulle tegelikult väga meeldis see nii-öelda viis, kuidas nad selle paki mulle saatsid. Nimelt nad andsid mulle siis mingi summa, mille ulatuses ma saan Linda Mae poes siis endale asju vaadata. Ja minu arust see on nagu nii tore lahendus, et siis ongi see, et täpselt see inimene saab nagu valida need asjad, mis ta just nagu soovib, mis tal on silma jäänud ja võib-olla, mis tal võib-olla vaja on. Nii et siin on nüüd 2 toode, mis ma sain välja valida ja ma ütlen ausalt, ma olen väga õnnelik ja ma seletan teile ka, miks ma just need tooted valisin. Ma ei tea, kas teie olete näinud, aga mingi aeg oli mu Insta täis neid sukapükse. Kõigepealt
kus ma esimest korda neid nägin, oli Isabella Gabriela stories ja siis peale seda ma nägin reaalselt nagu mingi 5 naisel veel olid vähemalt need samad sukad. Kui ma neid sukapükse nägin, siis mulle kohe meeldis see nii-öelda nišš, mis neil juures oli, ehk siis sellel brändil Saint Sass. Neil on kas siis nagu siin taga või eespool on sukkadel erinevad nii-öelda code'id a la mingi girl boss või mingi selline. Ja mina valisin siis sellise Not Your Baby. Minu meelest tundus selline äge. Ja nad on 40 tenniga, mis tunduvad suht sellised korraliku paksusega. Nii et excited. Nüüd teine toode, mille ma välja valisin. Selle toote ma valisin täiesti nagu põhjusega, sest et ma sain Marsana, ma mäletan suvisel või kevadisel pressipeol. Sain kingikotis ühe Lindamoe teesärgi kaasa, sellise roosaka, vana roosa värv oli. Ja let me tell you, see on nagu minu ja mu emme lemmiksärk viimasel ajal. See on nii mugav, see on nii heast materjalist, ta ei ole selline nii-öelda õhuke, ma ei taha nüüd öelda nagu halvasti kuidagi, selles mõttes ma ise kannan ka sellist, nagu ma ei tea, H&M ja asju, ta ei ole selline nagu odav, vaid ta on nagu sellisest tummisest materjalist, et kui sa nagu pesed seda särki, siis ta ei ole sul see, et ta on paberõhuke ja paistab läbi, vaid ta nagu reaalselt, sa saad aru, et see on nagu hästi kvaliteetne. Mõtlesin, et okei, mul on praegu võimalus, nii et ma valin lihtsalt teise värvi, mis ma tean, et sobib mulle väga hästi, sest et teesärk ise on ju nagu täpselt samast materjalist, täpselt sama lõikega, üliilus seljas ja nii edasi. Valisin sellise halli, ma tegelikult tahtsin alguses valget, aga valge oli out of stock. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult hallvärv ka nagu mul ei ole ühtegi sellist hallisärki, aga ma olen vahepeal nagu soovinud, et võiks olla mõni selline kapis. Oh my god, see värv on ka palju parem. Aga jällegi see materjal on nii mõnus, nagu ma ei oska seda seletada, aga see on nagu nii pehme. Ja, love it. Ta on veits sellise oversize lõikega, nii et mul on nagu ees suur ja seda on nagu sellise loose fitiga. Ja ma lähen siis nüüd oma õhtusele mental health walkile, kuulan muusikaid ja lihtsalt naudin elu ja chillin. Nii et ma arvan, me näeme homme, kui siis mitte täna õhtul, kui ma midagi üliägedat teen. Nii et jah, bye. Millega käis või? Nagu mingi metsamaa. Ma räägin. Oh my god. Kuidas ma sealt läbi lähen? Mu jalad lihtsalt lirtsuvad. Lõpeta ära. Auk. Siin on jälle. Kuidas me koju saame? Kes seal ujub? Kes seal ujub? Mine pekk. Ma olen lihtsalt nagu praegu on okei, aga sealt läheb täiesti vesi. Siis ei näe teed nagu normaalselt. Mu jalad on täiesti vett täis ja lihtsalt lirtsuvad. Väga fancy. Nii palju siis rabakäigust. Seal ei ole rada lihtsalt, see on nagu, peaks sealt minema. Siit peaks vajub. No siis lähme tagasi. Tagasi on veel hullem. No, seal on vähemalt tee. Siin on mitte pahat seda. Ma räägin. Ma ei saa tagasi selline. Ma ei näe, kus ma olen. Lähme võtame nüüd kakaod.